Nii, oleme tulnud Tabasalu lastemuusikooli ehk siis ühisgümnaasiumisse. See on muidugi fake silt varjamaks meie tõelist palet. Ma ei tea, kuidas sellest täpsemalt rääkida. Vaatame kas või ringi meie kooli ümbruses, kus on mitmeid pudelõike ja võõraid inimesi, lapsi. Ja ka see muru ei ole reaalne, vaid see on lihtsalt muru. Nii, heidame nüüd pilgu sisse. Kus on meie noored muusikakooli õpilased? Võime nendega võiks intervjuu teha. Tervist, mis ta? Ei räägi, jah, venelased järelikult. Venelastega on meil korduvalt probleeme olnud seoses provokatsioonidega pronkssõduri kohta. Sellest räägime aga hiljem. Nii, mõned asjad on meil siin maas, kuna teada, meie kool on internetkool ja õpilased võivad siin viibida ka öösiti. 2 kõige tähtsamat ruumi. Meie koolis on 003 ja 002 ehk siis termosulm ja ühiskondlik WC, kus võivad käia inimesed väljaspool kooli. Alustab siin koridor, see on põhikoridor, algavad klassid, magamisruumid on sealpool ning peaväljapääsud on otse sinna ja kõrvale. Nii, tuleme nüüd vaatame, mis ainest või materjalist on meie kapid. Nagu see näha on metalliinumkapist tehtud alumiiniumfoksiidist ja diivesinikrüksoliidhappest. Need on valatud siia sisse. Vormid on tehtud eraldi meie kooli jaoks. Kui need avada, siis siin tuleb välja suurendatud versioon magamistoast, otse läheb edasi kööki ja ka minivannituba. See on siis ühesõnaga meie kooli õpilaste magamisruum. Tere tulemast Puiatast! Nii, siin on filmiga seda lähemalt. On veidike mõned kapid kahjustatud, enamus on ära parandatud seoses provokatsioonidega pronkssõduri suhtes. Meil oli kõva võitlus siin eelmine nädal venelastega, kes üritasid meie kooli maha põletada. Me õnneks tegime neile säru ja panime neile tule alla. Nii, lähme nüüd edasi. Vaatame, mis siin veel on. Ei olnud naljaga. Nii, otse lõpust näete 2 varuväljapääsu, sealt läheb suitsunurga poole ja